Tere ja ilusat nädala algust. Mul on teile täna jagada üks kanaldus, mis üsna spontaanselt täna läbi tuli. Ja siis vaatame energiaid ka ja kas kaardid toetavad seda sõnumit. Ühesõnaga, hommikul ärkasin, küsisin märksõna algavaks nädalaks kollektiivset märksõna. Ja tuli selline sõna nagu kergus. Ja sellele järgnes küsimus, et kas sa mäletad kergust või sa mäletad ainult valu ja raskust. Ja ühesõnaga ma loen ette selle teksti, mis mul läbi tuli. Ma ühendusin selle sõnumi läbitoomiseks siis vaaldega, vaalateadvus. Olen teile ka korra toonud neilt sõnumit läbi. Ja seekord nad ka võtsid sõna nädala sõnumi või pigem ma ei saa öelda, kas see on nädala sõnum, ega tuua meile meeldetuletus, mis ma arvan, et sobib väga hästi siia, kui meil on see pööripäeva periood just vahetult läbi saanud, eks ole, kõik need sügavad, rasked astroloogilised seisud on läbi saanud ja nüüd on niisugune meeldetuletus meile, et ei pea olema kogu aeg sügaval, ei pea kogu aeg olema tervenduses, ei pea kogu aeg otsima, mis on takistus, vaid sul on lubatud tulla kergusesse, sul on lubatud takistuste asemel näha, mis on võimalused. Kuid siin on ka väikene konks. Selleks, et saada edasi või jõuda oma võimalusteni ja potentsiaalini, on vaja aru saada, mis on takistused ja need ära lahendada. Aga kui nendele kogu aeg fokusseerida, siis me ei jõuagi võimalusteni, me jäämegi kaevandama, eks ole, nendesse takistustesse. Ja nii-öelda lubada nüüd enesesse ka see valgus ja kergus, see ei tee sind pinnapealseks, kui sa võtad elu kergemalt. See ei muuda sind kuidagi kehvemaks või naiivsemaks, kui sa otsustad elu sügavuse asemel näha ka elu kõrgust, eks ole. Ja selline sõnum, mis mul esmalt läbi tuli: lõpeta otsimine, lõpeta parandamine, lõpeta lõputut tervendamine. Hakka elama, hakka olema ja hakka nautima. Hakka vastu võtma seda, millest sa oled läbi tulnud. Ja hakka vastu võtma seda, kuidas sa oled alati kõigest läbi tulnud. Sul on alati olnud kõrgemad toetajad kõrval. Sa oled alati ellu jäänud. Märka seda. Ja nüüd muuda enda lugu, mille pealkiri oli Ma jäin ellu. Looks, millel on uus pealkiri Ma hakkan elama. Hakka tähistama seda, mis sinus juba on. Tähista oma valgust, aeg on varjust välja tulla. Luba enesesse kergus. Ma loen siin ühe teksti veel ette, siin võtab natukene aega. Aga ma arvan, et see mõnes mõttes puudutab ka sind. Ja väga vaalad, ehk siis see suur ema, kes nimetas ennast suureks emaks vaalade teadvuses, soovib seda sõnumit ka kollektiivile jagada. Ja tema küsiski, kas sa mäletad kergust või sa mäletad ainult raskust ja valu. Valu on hinnaline. Läbi selle me kasvame enim. See on meile suur õpetaja, näidates, kus me ei ole vabad ning kuhu me ei ole lubanud valgust. Mõni peab oma valu nii hinnaliseks, et võtab ta igale poole kaasa, igasse kogemusse, suhtesse, igasse ajaliini.
ta kujundab oma valust oma identiteedi ja siis on veel raskem seda maha jätta, sest see on saanud osaks endast. Ning kuidas sa jätad ennast maha? Võib-olla peaksid sa valu hülgama täpselt samamoodi, nagu sa oled ennast hüljanud igas situatsioonis, kus on kohusetunde asemel vaja olnud valida enesearmastus. Kus on teiste heaolu asemel vaja olnud valida iseenda heaolu. Valu hüljates ei hülga sa ennast, sa hülgad osa, mille sa kujundasid osaks endast, aga mis pole kunagi päriselt sinu oma ega sina olnudki. Hüljates valu vabastad sa selle hingeosa, kes on kandnud valu igas kogemuses, suhtes ja ajaliinis. Ja ära unusta, et see lugu, mida sa endale oma valust jutustad, on su enda kujundatud. Sul on õigus ja vabadus jutustada oma lugu ümber. Mitte eirates, tühistades ega ignoreerides, vaid ennast selles olukorras mõistes, vastu võttes ja austades, endale andestades. Muuda oma lugu. Muuda oma valu lugu, kus sa jäid ellu looks, millal sa hakkasid elama ja tuleta endale kergus meelde. Miks sa takistad endale rõõmu? Kas ka siin taga on ideoloogiad, arvamused ja valud, mis jutustavad sulle lugu? Justkui kergus ja rõõm tunduksid tobedad. Sul on õigus oma arvamuseks, sul on õigus arvata, et rõõm on tobe. Aga kui arvamus on kahjustav, siis äkki peaks seda muutma. Sinuga ei juhtu mitte midagi halba, kui sa paned oma valu maha. Sul on turvaline tunda kergust ja rõõmu. Et selline sõnum tuli läbi. Ma kohati tundsin, et see väga puudutas mind, sest ma hästi tihti tunnen, et ma ei julge liiga palju rõõmustada, ma ei julge liiga suurde elevusse minna ja liiga selliseid positiivseid tundeid tunda, sest mingi osa minust arvab, et siis toimub kiirem ja valusam kukkumine. Aga see on juba tegelikult ka kohalolust välja minemine, ma ei naudi hetke, ma ei ole kohal, ma hakkan juba jutustama lugu endale. Ma hakkan seda valulugu endale jutustama, et näed, ära tunne rõõmu, sa saad kohe haiget, sa saad kohe vitsa, eks ole. Ja meie vanasõna, eestlaste vanasõna on ka see, et pill tuleb pika ilu peale. Miks mul ei või pikka ilu olla? Kes mõtles välja selle vanasõna, miks mul ei või pikka ilu olla? Miks ma pean kogu aeg mõtlema selle peale, et kui mul on hästi, siis üks hetk läheb halvasti? Miks me ei mõtle nii, et kui meil on halvasti, siis kohe läheb paremaks? See on vaid etapp. See ei ole terve raamat, see on peatükk. Tihtipeale, kui meil on halvasti, siis me võtame selle enda raamatuks. See ongi kogu meie lugu. Aga kui meil on hästi, siis me ütleme endale, pill tuleb pika ilu peale, on ju. Me võiks ära vahetada need. Oleks aeg hakata looma teistsugust reaalsust, teistsugust ajaliini iseendale ja oma järeltulevatele põlvedele, sest kust see arvamus meile tuleb? Esivanematelt. Meie kaugetest põlvedest. Ja nagu see sõnum oli, sul on õigus oma arvamuseks. Aga kui su arvamus on sind ja sind ümbritsevaid ja sinu järel tulevaid põlvi kahjustav, siis äkki peaks seda muutma. Oma hinge tasandil, oma alateadvuse tasandil. Mitte lihtsalt ma nüüd mõtlen teisiti, vaid ma elan teisiti. Ma kogen teisiti, ma tunnen teisiti, ma luban selle enda kehasse. Ainult mõtlemisest ei piisa, eks ole, see on vaja tuua kogemusse, oma kehastusse ja olukordades, kus sul tuleb jälle see ülesse, pill tuleb pika ilu peale või midagi taolist, kus sa ei tunne või tähendab, ei julge tunda siirast rõõmu. Tuleta endale meelde, et sul on õigus tunda siirast rõõmu. Vahet ei ole, mis saab edasi. Ära mine kohalolust välja, ära mine sinna hüpoteetilisse tulevikku. Ole siin,
ja tunne seda siirast rõõmu. Kes sind keelab? Sina ise. Sina ise keelad. Ja mida rohkem sa lubad seda siirast rõõmu siia praegusesse hetkesse, mis hakkab juhtuma sinu sagedusega, sinu sagedus hakkab järjest muutuma kergemaks, sest rõõm on kerge, ta on, kui panna kaalukausile, eks ole, ta on kerge. Ja mis tähendab kõrge sagedus, ongi see, et kergus, apikene, kuidas ma ütlen, kõrge sagedus on see, mis on kergem ja viib ülesse poole. Madal sagedus on see, kus on raskus. Üks ei ole teisest halvem. Meil on mõlemad vajalikud. Aga mul on tunne, et me oleme seal raskuses olnud eestlastena, rahvusena väga kaua. Kohe nagu väga-väga kaua oma selles talupoja ja orja mentaliteedis olnud aitab see, mis see on meile andnud, pika ikalduse, tohutu hea kannatlikkuse, eks ole, eestlane on väga kannatlik, väga positiivne omadus. Aga mis me sellega teinud oleme, ikka kannatame edasi, on ju. Kaua. See kannatlikkus tuleks nüüd kuidagi manifesteerida heaolu loomisesse. Heaolu loome ju tegelikult üsna aeglaselt, et kogu meie süsteem saaks harjuda, et ei tekiks läbipõlemist ja tagasi kukkumist, eks ole. Aga meie kasutame oma kannatlikkust selleks, et sitas vastu pidada, et seal seista. Jälle võiks ümber vahetada, on ju. Kõik on perspektiivide küsimus, kõik on selle küsimus, millist lugu sa endale jutustad. Ja täpselt sama see sõnum, eks ole, et kuidas sa tulid oma valust läbi, mis sind hoidis elus, pane see nüüd elama. Ehk eestlastena me oleme selles kannatuses ja kannatlikkuses vastu pidanud tohutult kaua. Kas me oleme sellega midagi teinud? Mulle tundub, et ei ole. Paneme selle nüüd elama ja toome selle kannatlikkuse loomisesse. Et läbi kannatlikkuse luua endale järjest kõrgem, kergem, rõõmurohkem elu. Vot, selline natukene manitsev. Kanalduse sõnum oli see, mis mul täna hommikul siin läbi tuli. Aga võtame kaardid ka. Ma tahan täna teile, võtame, kas need lemuurlased tahavad ka sõna võtta, mul on siuke tunne. Aga ma tahtsin esmalt võtta kuldajastu kaardid. Ma pole teile kuldajastu kaarte tükk aega tõmmanud. Võib-olla oleks aeg kollektiivselt kuldajastu vastu võtta ja seda kehastada, mitte ainult oodata, et äkki tuleb, mitte kannatlikult oodata, vaid kannatlikult luua ja selle poole liikuda. Nädala sõnum kollektiivile kuldajastu kaartidelt. Kollektiivile, mis siit tahab meile tulla. Nii, tahab 2 kaarti tulla. The Star, valguskoodide laienemine, äratamine, kasvamine. See on tervenemise kaart. See on lootuse kaart. See on see valguskiir, see esimene valguskiir peale pikka pimedust. Näitan sulle seda pilti ka, sest minu meelest see on hästi selline maagiline. See kunstnik, kes neid kaarte on loonud, on lihtsalt imeline. Ärata oma hingetäht ellu on selline sõnum, mis mul tuleb. See hingetäht on olnud tükk aega sul magavas olekus ja pimeduses.
näita talle valgust, näita talle seda valgust, mis sinus endas on, võta oma valgus vastu. Kergus, see sõna siin ka praegu räägib tohutult. Luba kergust, sinu hingetähes ongi kergus. Ja sa hakkad seda rohkem nägema, sa hakkad seda rohkem kogema. Sest sa oled seal sügavuses nii kaua olnud. Aga kasuta nüüd oma kannatlikkust, mida sa oled hoidnud sügavuses olemiseks. Ja võta see kannatlikkus, et sammhaaval näha, kuidas see kergus sinus hakkab looma. Ole oma kerguse loojaks. Ole oma kerguse loojaks, sest sina oledki looja. Sina lood. Taasavasta, palun väga, taasavasta rõõm ja oma elu eesmärk. Peale raputust tuleb uuenemine ja lootus. Selle kaardi energia on lootus, uuenenud jõud ja selline teadlikkus valida uuesti, valida teisiti. Elu on sulle andnud väga palju takistusi, mis samal ajal on väga sügavalt ühendanud sind, sinu keskmega, sinu varjudega, sinu sügavusega, mis on sind nii-öelda järjest ja järjest paljaks kiskunud, et jõuda oma autentsuseni ja jõuda oma päris hinge essentsini, oma hingekristallini, oma hingetäheni. Ja see kergus on seal sinu sees kõik olemas, hakka seda väljapoole näitama. Ja need viimase aja transformatiivsed kogemused inspireerigu sind loomaks kõrgeim versioon iseendast. Ilu ümbritseb sind igal pool. Ja see on meeldetuletus, et sinu unistused võivad täituda. Ela eesmärgi ja lootusega. Sa oled läbinud initsiatsiooni. Ja väga palju unistusi on ootamas sind selles stabiilses ja rahulikus reaalsuses, uues alguses. Väga toetav sõnum minu kanaldusele. Naljakas. Et rääkis ka rõõmu ja kerguse taasavastamisest. Ja tuletas samuti meelde, et sul on õigus valida teisiti, ehk sul on õigus jutustada oma lugu ümber. Sul on õigus hakata siit punktist oma lugu uuesti jutustama. Vana peatükk kinni, alustame uue peatükiga. Kevad algabki uus peatükk, kes keelab sul uue peatüki ette võtta. Nii lemuurlased, veemaailma hoidjad. Nemad olid ka veega, üldse maailmaga väga ühenduses. Ja väga palju kauneid veeolendeid elaski Lemuurias ja ka Atlantises. Paki all on sõnum vabadus. Väga kõnekas. Ülemine südametšakra. See on meie siin vaagusnärv. Ei, see on üldse teine teema praegu. Pagana sõna see oli. Harknääre. Issand, harknääre on see, mis meil siin on. Miks ma selline vaagusnärv ütlesin?
närvisüsteem on väga seotud meie tsakratega muidugi. Ühesõnaga, see on see koht, kus elab tingimusteta armastus iseenese vastuvõtmine. Laies laastus jah, see on siin südameväljas, kõik ülemine ja alumine, eks ole, aga ülemises on ka meie immuunsussüsteem, muideks. Ja see on see, kuidas me suudame vastu võtta ka maailma sellisena, nagu see on, läbi millise filtri. Kas see filter, mismoodi me maailma vastu võtame, on sogane, siis tundub ka maailm sogane. Kui see filter on puhas, siis tundub ka maailm palju puhtam. Ja meil on kergem vastu võtta seda, mis toimub, sest igaüks on omas etapis seal, kus ta olema peab. Ja mida kergemini me suudame seda vastu võtta, seda kergem ja ilusam tundub meile ka maailm. Kaasa arvatud meie ise, eks ole. Et kui me suudame ennast vastu võtta selles etapis, kus me praegu oleme, siis me ei pea põgenema ka tulevikku ega elama minevikus, vaid me oleme siin ja praegu. Nõnda, aga tarokaardid ka. Nädala sõnum meile. Ülemise südametsakraga kohe seostuvad mul pleiadialased, sest nemad tegelevad hästi selle südameväljaga. Nemad räägivad ka kogu aeg sellest armastusest, mitte romantilisest armastusest, vaid algallika sageduslikkusest, mis ei ole see roosamanna armastus. Väga paljud inimesed arvavad kohe, et kui räägime armastus, siis on roosamanna, eks ole. Armastus võib olla nii deep ja nii laiahaardeline ja üldse täiesti midagi teistsugust, mida sa ei oska võib-olla isegi ette kujutada praegu. Ja armastus ongi see, et sa aktsepteerid inimest seal, kus ta on. Tahtes teda mitte muuta. Aktsepteerides seda, et sa ei pea muutma. Ja sa ei pea armastus on see, kui mul tuleb nüüd see lause, mis ma sõnumisse, kanaldatud sõnumisse kirjutasin, et kui sa kohusetunde asemel valid enesearmastuse. Ja tihti, mida väga paljud ju teevad, ongi see, et me valime kohusetunde, et mitte kedagi teist solvata, arvates, et me tahame head. Aga me võtame ära tema õigused saada kogemuse. Me võtame ära tema õiguse käia oma teed ja saada neid õppetunde. Ehk siis see ei ole tingimusteta armastus, see ei ole armastus. See on, öeldakse selle peale, et see on pigem mingi kaitseseisund, see ei ole armastus, see ei ole heatahtlikkus, see on kaitseseisund. Mingil määral võib-olla see on heatahtlikkus. See on siuke veits hall ala, on ju. Aga see ei ole armastus. Kui sa võtad ära inimeselt võimaluse saada kogemus ja sa läbi selle ei austa seda, kus tema oma etapis on. Sa ei austa iseennast, sest sa ei valinud sel hetkel iseennast, sa valisid selle näilise heaolu, et siis on temal parem. See on kaitsemehhanism, mis võtab ära teilt mõlemalt õiguse tunda seda päris armastust. Sa ei andnud endale päris armastust ja see ei peegeldanud välja seda armastust, mis näitab, et ma austan seda, kus sina oma teekonnal oled. Nii,
tarokaardid. Nii, sauade rüütel. Mis see sauade rüütel meil siin? Sauade 4K. Sauade 4 seostub mulle ka kuidagi sellisest koduenergiaga, selline rahulik, stabiilne tasakaal. Aga seda stabiilsust takistab mõõkade 8. Mis on mõõkade 8? See on see mõtlemine, eks ole. See kujunenud arvamus, tuletatakse meelde. See on see kujunenud arvamus, mis sa arvad või mis sa oled omaks võtnud ja arvad, et nii peabki olema. Sest sind on nii kasvatatud, see on sulle sisse söödetud, sa oled selle enda omaks võtnud. Ja nüüd arvad, et nii peabki elama. Ei pea. Sul on õigus minna siia. Temperance, tasakaal ja mõõdukus. Sul on õigus minna sellesse energiasse. Et siin sauade energiat tuleb veel. Sauad on tuli, tuleenergia, midagi. No meil on praegu tuli valitseb ka nii päikest, jäär kui ka tuli hobune, eks ole. Siin nagu energiad on hästi kiired ja siis hästi aeglased. Tundub, et see nädal võib tuua mida iganes. Siin võivad tulla mingisugused järsud kiired liikumised, tõesti. Mis panevad sind mõtlema ja vaatlema nagu, okei, mis toimub, miks toimub. Ja sul tekib see tunne, et asjad nagu käivad hästi kiiresti, aga sul tekib nagu vastupanu või see, et ma ei taha, et asjad nii kiiresti läheks. Ma tahaks praegu tahaks istuda ja vaadata, ma tahaks selgust saada rohkem, tahaks rohkem aru saada, mis siin üldse toimub. Ja need asjad, mis nagu kiiresti käivad, siin ei ole negatiivne energia selle ümber. Siin on justkui selline tunne, et nagu mingid positiivsed asjad pigem hakkavad hästi ruttu juhtuma. Ja sul on see tunne, et ma ei jõua järgi. Miks need asjad juhtuvad? Kuidas nii palju headust järsku? Ja see enese sabotaaž, eks ole, kohe hakkab pihta, kui liiga hästi läheb. Ja kohe hakkad otsima seda, et aga mis seal siis varjatud on, mis seal peidus on, mis see agenda on. Alati ei ole seal seda agendat. Vahest on seal taga see siiras tunnustus. See siiras väärtus, et tegelikult ka sa nagu väärid seda, mis sulle presenteeritakse. See sauade 6 on jälle siin sees. Oli ka vist eelmises lugemises. Et see on see tunnustatus, mida sa väliselt saad. Võta see vastu. Inimesed ütlevad sulle, et sa oled midagi hästi teinud. Ära hakka vabandama. Ära hakka ennast välja vabandama. Ära hakka ütlema, no mis nüüd mina? Jah, sina. Oled teinud hästi, oled saanud hästi, oled esinenud hästi, oled mida iganes teinud hästi, on ju. Võta see vastu. Oi, need armastajad. Ja armastuse energia siin. Kevad, armastuse energia tahab ka liikuda, aga sa siin näed. Mis sa teed selle armastuse energia peale? Peidad ennast siia padja taha ära, mõtled, issand jumal. Armumine, palun väga. See muidugi võib tähistada ka mingisugust uut ideed, mingisugune kohtumine, kus sünnib mingisugune hea pakkumine, diil. See diil võib tulla meesterahva poolt, meesenergia poolt.
siin on neid kuningakaarte tuli ka päris mitu ja keisrikaart on ka sees. Midagi nagu, lisaks muule, mis ma siin näen, midagi tahab hakata kasvama, midagi tahab hakata looma, midagi tahab hakata vilja kandma. Kas karjäärialaselt või midagi nagu see sinu isiklik panus, kui sa oled üritanud millegiga nagu leiba teenima hakata, öeldakse mulle. Et sa tahad millegiga leiba teenida ja nüüd justkui tulevad mingisugused soodsad suunad või soodsad sellised otsused, diilid, pakkumised, mis võivad aidata sul nagu tõsta enda seda võimalust ja potentsiaali. Ja võib-olla see tekitabki sinust tunde, et järsku tuleb nagu mitu tükki või tulevad need hästi kiiresti ja siis tekitabki selle tunde, et äkki ma ei ole valmis, äkki ma ei saa hakkama, see nüüd tuli natuke ootamatult. Ja niisugune nagu hold on, hoidke oma hobuseid. Et ma vajan aega, ma vajan mõtlemist, siuke energia nagu midagi tahab tulla, aga sa ehmatad ära, sest see tuleb liiga äkki. Ma küsin meile nõuannet ka siia, nende kiirete energiate peale, mis on meie nõuanne. Tuleb ka siin see sõnum praegu, vaatan mõõkade 4 kaarti. Öeldakse selle peale, et tervenemise periood on läbi. Aitab ellujäämisest hakka elama. See sama, mis ma video alguses ka ütlesin. Nii, nõuanne meile siia kollektiivselt, kellega see sõnum resoneerub, mis on meile nõuanne. Ära hoia ennast kinni, müntide 4 ütleb. Piirid on head, aga piirid võivad ka olla takistavad. Saatuse ratas nõuanne. Saatuse ratas nõuandena on see, et võta vastu, mis tuleb. Ja see, mis tuleb, tõenäoliselt on väga elu muutev. Väga sügavalt sinu tasandit muutev. See on täiesti teistpidi keerab, eks ole, ratas käib kogu aeg ringi, on ju. Sa oled siin ratta all praegu ja nüüd see ratas keerab siia ülesse. Edasi liikumine rahulikumatesse vetesse, võta see vastu, et sa saaksid edasi liikuda sinna kohta, kus on palju stabiilsem, rahulikum. Vaata, kus sul läbi pilve tuleb suur kuldmünt käekesega midagi pakkuma, eks ole, võtta vastu. See hakkab looma, see on seeme. See ei ole idee, mis sünnib peas, et nüüd teeks midagi. See on seeme, mis reaalselt hakkab kasvama, mis reaalselt hakkab tooma sulle midagi sisse. Mis reaalselt hakkab sulle näitama ennast ja täidab su unistused. Issand, kui ilus. Unistused on nii täidetud, kõht on paksuks söödud ja hea on olla ja ei julgegi kohe edasi vaadata. Nii hea sõnum on. Ja nüüd kohe tuleb siin see, mis ma ise ütlesin ka. Teamwork. Mingisugune kollaboratsioon võib isegi olla, teamwork, koostöö. Õigluse kaart, tasakaal. Aga sa pead valmis olema laskma valust lahti. Mida tuleb karikate 5 ütlema? Tal on siin, tal on 3 karikat pikali, aga 2 on püsti. Aga ta nutab neid 3 karikat taga, mis on pikali, aga ta ei märka neid 2, mis on püsti. Ta ei märka seda rõõmu ja kergust. Üks on rõõm, teine on kergus, millest ma rääkisin, on ju. Aga siin on kõik see valu ja kohusetunne ja kõik, mis siin on, leinab neid siin. Märka nüüd neid täiskarikaid. Sest sa oled sauade kuningas. Kelle sees on tuli? Kes juhib ennast, kes juhib teisi, kes pulbitseb elu ja energiast, kes loob, sünnitab.
kelle loovus ja kelle kreatiivsus on no nii, et tapab, tead. Aina nagu Vändrast tead, tuleb ideid, teeme seda ja mitte ainult ideid, eks ole, ta paneb need ideed tööle ka. Ta teab, tal on sidemed, tal kohe tead, vot ma tahan seda teha, ma võtan temaga ühendust, tema aitab mul seda teha. Nii järgmine samm on see, ma võtan temaga ühendust, tema aitab mul seda teha. Et ma rääkisin siin sellest teamwork'ist, koostööst ka. Selleks, et oma unistusi saavutada, sa ei pea tegema seda üksi. Mitte ükski tiim, mitte ükski suur mingisugune firma või mis iganes ei ole üksinda üles ehitatud. Inimesel on tulnud idee ja ta leiab need inimesed, kes ta idee ellu viivad, eks ole. Ei pea kõike oskama, ise ei pea kõike teadma. Sul on alati võimalus leida need inimesed enda ümber, küsida abi. Ja jälle tähekaart, mis tuli ka kuldajastu kaartidelt. See uus lootus, see uus tasakaal, see uus rahulik emotsionaalne tunnetus, see valguskiir peale pikka pimedust, kus ma tunnen, et nüüd saab minna tasakaalu. Nüüd ma luban selle enda sisse, võtan selle vastu, tulen ohvrirollist välja ja hakkan märkama neid 2 karikat, mis on püsti, mitte ei leina neid, mis on pikali. Ja tähekaart ütleb mulle praegu seda ka, et tervenemine on vilja toonud. Ta on tervenemise kaart, mitte tervendamise kaart, eks ole. Nagu ma ütlesin, lõpeta see tervendamine. Aitab praeguseks. Küll varsti tuleb jälle see talveaeg, kus me läheme sügavale ja hakkame siis tervendama. Praegu hakkame väljendama seda, mis on tervendatud. Ja? Väljenda seda, mille nimel sa oled enda sisemuses tööd teinud. Hea eesmärgi nimel, kõrgema eesmärgi nimel. Nii, tänane video tuli päris pikk, aga ma loodan, et sa leidsid enda jaoks siit tuge ja inspiratsiooni ja said enda jaoks sõnumeid. Nii et kõike head sulle, mõnusat päikeselist nädalat, ole tubli ja tšau!